Tere pühapäeva lõunat. Me ei ole päris mitmeid päevi tegelikult üldse filminud või me oleme filminud mingeid muid asju, aga vaikselt kogu aeg edasi toimetanud. Meil on kell on mingi 11 ja meil on pannkoogid söödud. Pühapäeva hommikusene traditsioon. Ma olen hull pannkoogisõber. Taustal käib sahin, sest et Rasmus on vannis. Rasmus on viimasel ajal kogu aeg vannis. Et viimased päevad ärkab hommikul ülesse. Ja põhimõtteliselt esimene asi, mida ta ärgates küsib, on see, kas ma võin vanni minna. Ja mingi periood, ta hästi pikka aega aastaid ikkagi käis iga õhtu duši all või vannis enne magama minekut. See oligi siuke nagu magama mineku rutiin. Ja nüüd viimased kuud ta oli üsna pirtsakas pesemise osas. Me pesime teda küll, aga mitte iga päev, sest iga õhtu, kui me ütlesime, nüüd on duši aeg, siis hakkas, ma ei taha minna. Ma ei tea, tihti saime käinud korra kiire duši teha ja ma ei tea, jalad ära pesta. Aga nüüd mingi nädal aega ta on iga hommik käinud vannis. Aga mõtlen vahet ei ole, et las käib, et tõesti, ma arvan umbes nädala jagu ja üks päev ta käis 2 korda. Ja ta on kohe pikalt. Vanni võtab sinna oma mänguasjad, mingid vannisoola. Ja siis on seal, laseb sooja vee vanni ja siis mingi tund aega ulbib seal vannis. Jumala ja esiteks on ta puhas kogu aeg. Ja teiseks on tal mingi tegevus. Õues on ilmad siuksed sombusemad ja vihmasemad viimasel ajal ka. Ja külalisi enam pole, et ju see on tema mingi siuke mõnus oleng. Aga nüüd me lähme käime korra väljas, vaatame, mis poisid teevad, sest teile alati tundub, et kõik asjad hullult hästi sujuvad, aga meil tegelikult ei suju ehitusasjad alati hästi ja eilsega seoses meil ongi, või viimasel ajal meil on paar suuremat siukest ehitusfeili või viga juhtunud. Ja kohe saan näidata, mis siis eile juhtus. Võiks arvata, et Jimmy teeb hommiku võimlemist, aga tegelikult nad üritavad katust tagasi minna. Kindlasti mitte. Ärge kodus järge tehke. Aga kui oled kilplane nagu meie, siis tuleb teha. Nagu algajatel ikka, et suure hooga ostame asju ja proovime panna, et sai ostetud katusaken ühe teise firma oma. Siis arvestades, et ma tean kõike maailmas, siis ma ostsin paigaltuskomplekti samale mõõdule, aga teise firma oma ja need ei ühtunud. Nii et me peame nüüd, panin katusepleki tagasi sinna, et peab minema ostma see õige katusakna ja siis saab selle paika panna, sest see paigalduskomplekt on olemas, aga akent ei ole õiget. Ja praegu jääb see katus esimene. See õhu vahe, vaata. Ja piilumise vahel saab piiluda, mida siin keegi teeb siin kuskil. Ja nüüd me lähme närvide rahustuseks väiksele jalutuskäigule. Eelkõige minu närvide rahustuseks. Jah, me lähme jalutama, teeme füüsilist. Hiiumaa sügis. Ja tegelikult on augustikuu alles. Puudel ja taimedel on lehed punased. Ikka täitsa nagu sügisene on. Aga tunne on ka sügisene, kuigi päris soe endale. Siin on meie suured põllud. Kus vanaema läheb? Kuhu ta läheb? Jõuab siia. Jalutate või? Nii tore, sina ei jaluta, sina sõidad rattaga. Lähme edasi. Ja. Mina ei ole siis vanaema. Kas keegi teab, mis põõsas see on? Seal on üks tigu. Me lähme teeme. Ma käin sealt ümber. Jah, me lähme siit, teeme selle maanteele osa ka. Mine sa sõida vanemale vastu tagasi, muidu vanema muretseb, kus sa jäid. Ma tulen meie vastu tagasi. Ei saa meile järgi tulla. See on autoteed. Aga teie kui lähete. Me lähme siit autoteelt sinna ja maantee pealt tagasi. Nüüd me tuleme sealt ringiga tagasi. Ei, siis tulge siia tagasi. Me lähme sinna karjääri juurde. Ma tean, mis see. No. Ma seda ütlen, et kui teid siin ei ole, siis ma annab see noorke ja nüüd ma lähen sinna. Ja enne ei olnud peab ringi keerama, siis siin sõidavad autod. Kuule, aga mine siis. Tšau. Ole ilusti vanemale. Tšau. Aeg, töö, igi, palun. Tuli tuul ja pomm. Nii palju siis sellest projektist.
see oli siis see telki projekt, mida poisid keevitasid siin kõrvalhoone ees, millest pidi saama meie väliköök. Või väliköögiraam. Ja aga kuidagi ei sobinud kellelegi. Vaata, kui on lilleki siin on. Kõige roosa. Aga jah, torm lõhkus selle uuesti ära. Ja ma saan aru, et uuesti seda keevitama ei hakka, ei. Üks asi on vaatame, mis saab, aga muidu on vist metall, jah, vana metall. Tuleb viia ära, jah. Saab natukene kütuseraha kas või tagasi. Nii et sel aastal väliköögiprojekt ei tule siiski. Ei tule, jah. Nüüd vahel meil ikkagi on niisugused asju ka, mis üldse ei lähe nagu kuidagi. Nüüd on palju ju. Katusaken. See kõigile on jäänud mulje, et meil kõik tööand lendab ja kõik on ülilihtne ja kiire. Ja tegelikult ei ole. Tagasilöök on kõik oma juba. Need tagasilöögid on nii õudsad, et see ei tahaks midagi teha enam. Mati maha. Mati maha. Midagi jälle teed, siis jälle tagasilöök. Aga minul oleks vaja täna niitma hakata. Aga lähme vaatame, kas kütust on nüüd. Uru on nii pikk. Lapsed on selle kütuse ära rallinud. Jõudsime jalutuskäigult tagasi ja minu suurem kurvameelsus läks üle. Ma panin just kuivate tööle, sellest ka niisugused taustamüra. Panin Rasmus ühed tossud täna pessu. Rasmusel juhtus, tal olid 2 tossud, niisugused korralikud aditossud, musta värvi kunagi vist isegi kevadel näitasin, kui me nüüd ossime. Ja ühed neist nüüd on suvega hästi, üsna ära kantud, aga muidugi väga hullu pole, aga ta käis hästi palju märja sees nendega, märja muru sees. Ja jättis nad kogu aeg märjana kuskile hunnikusse, endaks kohutult aisema, nii et ma panin nad pesumasinasse ja kuivatisse, eks siis ole näha, kas neist saab asja või mitte. Ja teine paar, mida ta oli ülivähe kandnud, ta eile käis nendega välivetsus ja võttis vetsus korraks jalanud ära ja 1 2 tossust kukkus välivetsu sinna auku. Nii et need on ka nüüd siis omadega õhtal, nii et aga õnneks me sel nädalavahetusel või järgmisel, täna on pühapäev, aga tuleval nädalavahetusel peame nagunii minema Tallinnasse ostma kooli asju ja lasteaia asju, sest ma ütlen šokeeritud, ma avastasin, et issand, mul on veel 2 last, kes nagu vajavad mingeid asju peale selle, kes mu kõhus on. Ehk siis me proovime nädala pärast minna kooli ja lasteaiasse ära osta ja ehitusessu meil on ka päris suur nimekiri ülemise korruse mingid tapeete siseviimistlusessu, et teeme siukse kooli ja ehitusessude ralli ikkagi Tallinnasse korraliku. Ja siis saab talle neid tosse uusi osta lasteaia ajaks, aga proovin siis praegu neid ühtesi päästa. Ja ma panin need tossud, ma ei ole kunagi enne tosse vist niimoodi pesumasinas ja kuivates pesnudki. Et üldiselt on nii, et meil kantakse need ribadeks ja viskame lihtsalt ära, aga ma nüüd siis proovisin. Panin need sinna pesukoti sisse, et äkki lõhub vähem. Ja panin koos tossudega mõned saunalinad ka pessu, et natuke pehmendaks seda, et ei oleks ainult tossud. Aga nüüd panin kuivatisse koos nende tennisepalli moodi nende kuivatuspallidega, et nad ikkagi nagu õhutaks seda rette ja värke, et need ilusti kuivaks ka. Et vaatame, aga mina esiteks ma tahtsin öelda, et ma käisime jalutamas, täitsa mõnusa tiiru tegime niukse, muidugi kui pikk see tiir on, niisugune paar kilomeetrit. Aga see on täpselt siuke paras ja üldiselt on nii, et Jimmy tunneb mind juba hästi, kui mul stressin üle pea lööb ja see ei ole alati seotud rasedusega, aga muud asjad ka või mingi on, et mu emotsioon kuidagi läheb hästi selliseks kõrgeks või ma muutun emotsionaalseks või kurvaks või mul on veel midagi pahasti, siis ta alati pakub, et lähme jalutama, sest mulle tõesti see mõjub väga hästi. Et ilmselt füüsiline töö nagu nii, aga jalutamine on ikka kerge vaev. Ja imeilus ilm oli, täna nüüd pilvine, aga soe, väga mõnus soe. Ja nüüd ma olen tagasi ja mul on juba palju parem olla, nii et mul ei tundu üldse nüüd enam maailma lõpp. Lihtsalt enne kõik see kokku nagu see, et katusakna asi ei sujunud ja midagi ei suju ja kõik asjad lähevad vussi ja siis Jimmy tegi endale jälle eile haiget, oma näpu täiesti lõhki, mida ta teeb üsna tihti, aga ma saan aru, et ta ehitab ja on kiire ja tal on ka mõtted igal pool laiali ja siis juhtuvad õnnetused, aga ta ei pane ehituskindaid kätte, kui ta teeb mingite teravate asjadega ja siis ma kuidagi tundsin, et see kõik kogunes juba eilsest saadik ja mul täna ikka korraks tekkis lihtsalt kohutav ärevushoog. Mul tekibki see ongi, et ma ei hakka nagu nutma või mul ei ole nagu mingid siuksed hädasid, aga ma tunnen, et mul tunnen vererõhk läheb hästi kõrgeks, aga ma täna mõõtsin, vererõhk tegelikult ei ole, mul on muidu üsna madal praegu raseduse ajal, et vererõhk läks normaalseks, aga kuidagi lihtsalt füüsiliselt on hästi raske olla ja see kohe kuidagi mõjutab beebit ja kõike.
aga nüüd on juba parem, nii et ma ütlen, kõik läheb mööda, isegi see raseduse emotsioon. Ja ma kogu aeg tuletan endale meelde, et kõik asjad, mis mind muidu häiriksid või muidu käima tõmbaksid, praegu lihtsalt see kõik on võimendatud, sest selle raseduse hormooniga, mis on okei. Ja kui sa seda teadlikult kogu aeg endale meelde tuletad, siis on kergem, siis seda kõik ongi kergem üle elada. Et kui me järgmisel nädalal läheme nädalavahetusel poodi, siis me teadsime, et on vaja igasugu siseviimistluse asju ja värke. Aga täna lihtsalt, kui me jalutamas käisime, siis hakkasime mõtlema, et mida kõige veel on vaja niimoodi, et neid peaks saama nüüd augusti jooksul või septembri esimeses pooles. Ja kuigi me plaanime septembris veel teha ühe suurema sellise Tallinna ralli IKEA-sse kindlasti ja suurema toidu siis siukse toomise, kusjuures kiiresti toidu toomisest räägin ära, et peale viimast toiduvideot, mis on olnud väga populaarne, te olete kõik öelnud, et jaa, sa ikka näite järgmine kuu ka, siis see kuu läks lihtsalt niimoodi mööda, et esiteks, või ei läinud veel mööda, see kuu alles kestab, aga esiteks ma mingid asjad ostsin sel kuul juba juurde. Toidu eelarvest me pigem oleme sel kuul päris kõvasti kokku hoidnud, aga see on sellepärast, et eelmisel kuul oli hästi palju igasugu pidusid ja tekkis selliseid jääke, neid suvejääke, mingid grilllihasid ja grillvorste ja asju, mille ma viskasin sügavkülmaga, mida nüüd üritame siis ära tarvitada, et ikkagi talvele vastu minna oma siukses rutiinses olukorras. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et ma sel kuul mingi hullu suurt toidushoppingut ei teegi, et pigem siis sööme jälle varusid veidi vähemaks, pigem revideerisin, et mille kuupäevad hakkavad tulema. Et sööme neid asju ära, teeme süüa sellest, mis on. Ja siis septembris, kui mu töökoormus on loodetavasti väiksem, siis teeme ühe siukse ekstra suure toidu toomise Tallinnast ja sellepärast, et kui ma oktoobris sünnitan, et siis ma ei peaks, et siis me ei tee nii-öelda kuu aja toiduvaru, vaid pigem siis vähemasti paari kuu toiduvaru, sest sellest kuust on, nagu ma ütlesin, raha üle. Järgmise kuu shopping ja siis tegelikult ülejärgmisel kuul me ei plaanigi niimoodi suurelt ju shoppama minna, sest ma sünnitan ja tegelikult ei taha ju kohe esimese asjana mingit toidurallit hakata tegema. Ehk siis teeme ühe ekstra suure, sina võite, eks teeme ühe ekstra suure toidu toomise ja mitte ainult toidu, aga üldse koduste varude ja kõikide jooksvate vajalike asjude niukse revideerimise ja ostmise, et seda kindlasti järgmisel kuul näeb, aga sellepärast sel kuul ma seda toidu toomise videot lihtsalt ei tee, sest me ei ole suurt toidurallit teinud, ei plaani sel kuul siis teha ka, mis on pigem nagu haruldus, aga hetkel tundub, et sobib nii lihtsalt paremini minu sünnituse ja kõige selle pärast. Aga siis hakkasime ka mõtlema, et kui me järgmisel kuul läheme ka bussiga ja võtame tagaistmed välja ja toome ära kõik IKEA kauba, mida on vaja, sest meil on mingid mingid mööblivärki vaja IKEA-st ja toome ära kõik beebi asjad, mis on vaja ja toome ära kogu toidu, mis on vaja, siis meil ikkagi bussi peale ei pruugi mahtuda kõik suured asjad, mida on veel vaja, ehk siis dušinurka. Me tahame täitsa üles panna nagu kinnise dušinurga selle vanni osaga koos. Siis kõik töötasapinnad, ehk siis need suured 60 centimeetrised liimpuitplaadid, ülemise korsu uksed, siseuksed, kõik sellised mingid suuremad asjad, et kui me nüüd tuleval nädalavahetusel lähme linna, siis me saame ära osta küll kõik tapeedid, mingid siuksed siseviimistlused, värvid, pintslid, rullid, lambid loodetavasti, pistikupesad, juhtmed, elektrivärgid, ehk siis palju asju saame ära tuua, aga suurte asjade jaoks mul siis ikkagi turgatsed tegelikult. Äkki peaks ikkagi tegema ühe tellimuse. Me üldiselt tellime küll ehituskaupa, aga ainult siis, kui meil on palju asju vaja korraga, sest see transport on üsna kallis. Aga samas, kui mul tegelikult on juba päris palju suuri asju, siis igal juhul ilmselt see transport tasub ennast ära, kui see et ekstra hakata sõitma. Ja üks asi on see transpordiraha, aga teiseks on ka see aeg. Ehk siis täna meil on väga suur defitsiit ajast. Ongi kõige suurem defitsiit hetkel ongi ajast hoopis. See ruum on valmis. See ruum on tõesti valmis, ma pole näidki. On kipsi all ja nüüd ma koristan põrand ära, et see ei tolmaks. Siis on vaja teatud asju, et lõpetada seda tuba natuke rohkem ära, et siia tuleb ukselenk koos uksega vaja teha. Siis saab sinna ülemist asja teha ja siis sinna saab ka veel... Näitame ukselengiga. Ühesõnaga, see on beebituba. Ja siia tuleb ka veel see ülemine osa, mis tuleb ka kihvitada, aga ma praegu mitte aega raisata, vaid tegutseda ja teha midagi kasulikku, siis ma hakkan siin juba lihvima, vaid pahteldama. Kuule, aga päris äge. Ühesõnaga, sellest saab beebituba. Et miks keegi arvab, et miks ma lipi peal panin, siis sellepärast, et hoida materjali kokku. Ma ei tea, lihtsalt rohkem on seda.
aga need lähevad kui me selle paneme puidu alla, siis selle puidu alla ju. Et see läheb jah. Sellepärast ma selle seina tegingi nii, aga teised tegin nii palju. Siia läheb nagunii sise siuke viimistlus puit. Ikka ilus, nagu meil allkorruselgi on. Siia läks ikka 12 plaati ja siis üks lõikamisosa. Aga sirgesse seina paneme siis tapeedi. See on niuke väike tuba, aga mega nunnu. Väiksel lapsel ei ole ka vaja tegelikult. Ja kuna me tahame, et ta tõesti ainult siin oleksid tema siis põhimõtteliselt riided ja ta ainult magaks siin, ehk siis siia ei tule kunagi mänguala, et mängutuba tuleb meil täitsa eraldi, siis see ongi, ma arvan, väga okei. Et nii me otsustasime, et pigem siis, et oleks mängutuba eraldi, kui et lapse toas oleks mänguala, sest meil on Rasmus ka, kes mängib. Et siis ei sega see mängimine magamist ja nii edasi. Mul lihtsalt tõnus, see oli hea. Rasmusele õlki vaata, et see nagu mingit kihku mitte magama minna ja mängida, vaid pani ukse kinni ja läks magama, sest seal toas ei olnud ühtegi mängu asja. See on hea, kui ta suuremaks saab, siis nii lapsed liiguvad. Ilmselt lähevad rotatsiooni siin jah. Et siis siia tuleb mingi muu ruum siin. Siia tuleb muu garderob tulekus. Miks mitte? Kui vahepeal last veel ei tule, siis jah. Või siis lapse tuba. Külaliste tuba. Kuule, küll me sellele leiame siis kasutust. Ja vahepeal, ma ei mäleta, millal ma viimati näitasin seda tuba. Ma peaksin hakkama värvima. See on siis meie tuba. Siin on ka põrandad tahavad õlitamist. Siia läheb samamoodi sellesse ja sellesse seina läheb see sama puit, mis teisel pool ja sirgedesse seintesse. No see tuba ootab lihvimist. Ja sinna läheb minu garderob, tuleb sinna. Et ma proovisin pahteldada neid niimoodi, et ma peenpahtliga tõmbasin lihtsalt ühe korra üle, lasin ära kuivada, tõmbasin teist korda üle. Et ainukesed asjad on vaja lihvida mingid väiksed punadused muud asjad. Punadas, need ei lähe värvi alla, siis on lihtsam. Et ta jääb tapeedi alla ja kui on mustriga tapeet, siis see ei ole siin näha. Sest teades oma abikaasat, siis ilma mustrita tapeeti seina ei lähe. Ei lähe. Ja seekord ma ostan ainult vinüül või fliistapeeti, siis ma iialgi ei osta enam pabertapeeti peale seda flioskat seal stuudios. Jumal täna. Kui ma selle kõik seinast maha tõmbasin. Ei, ta võib äge ja kõik muu on, aga see tegevus on nii... Ei, no lihtsalt see, jah, kui ma ei oska seda panna, nii et see läheb pool tapeti raisku siis. Aga ülejäänud on praegu ikkagi endiselt tegemata, aga Jimmy annab siin takka. Ma olen muidugi hästi suur nimekirjade koostaja ja listide tegija. Ja kusjuures mu õde on nagu ekstreemne nimekirjade koostaja, ma olen vist tema käest seda õppinud, sest vanasti ma ei olnud siuke, aga viimased aastad ma olen üsna palju teinud. Ja nüüd veel eriti kahel põhjusel. Esiteks see Hiiumaale kolimine on meid hoopis rohkem listitama jäänud. Ehk siis me paneme pidevalt jooksvalt kirja, mida meil on poest vaja, ma ei tea, mis toiduasjad otsa saavad, mida meil on ehituspoest vaja, mida üleüldse on vaja teha. Kõik need asjad, mis on seotud võib-olla sõitmisega ja mandril käimisega, et iga kord, kui ma siis Tallinnasse lähen, siis saan haarata nimekirja ja kohe on teada, mis tuleb teha. Sest muidu on ilgelt nõme, et lähed ehituspoodi ja sul tegelikult sa ei mäletagi enam, mida sul vaja oli. Aga nüüd eriti, kui ma rase olen, siis teate, see pregobrain on nagu päris asi. Nii et mul lihtsalt asjad ei püsi meeles, et mul on väga palju asju meeles pidada, nii tööalaselt kui eraeluliselt, kui lastega teemad, kui kõik muud koduasjad. Ja siis ma kirjutan lihtsalt meelevaldselt kõik ülesse, sest siis on mul kindlus, et kõik on dokumenteeritud ja kõik asjad saavad tehtud. Nii et tavaliselt minu e-poes shoppamine, eriti kui on siuksed suured asjad, siis ma kirjutan kõigepealt listi, mida mul kindlalt on vaja, et ei juhtuks nüüd seda, et ma e-poest teen tellimuse ära nagu 100 eurode eest ja siis selgub, et pekk, ma unustasin mingi olulise asja, mida ma ju tegelikult pidin sealt e-poest tellima. Mida on juhtunud ja tihti neid tellimusi enam ehituspoe tellimusi muuta ei saa. Sellepärast on hästi oluline, et kõik oleks kirjas, aga lisaks sellele ma praegu teen täitsa eraldi liste, mida on vaja meid Andrenile kooliks, mida on vaja Rasmusele kooliks, mida mul endal on vaja järgmine nädal Tallinnast, mida me Tallinnast kohe pealt ostame, sest nagu ma ütlesin, et tapeete, ma ei taha tapeete e-poest tellida, ma olen seda enne teinud, aga seal on erinevaid probleeme, et on juhtunud, et näiteks ma tellin, mäletad aasta umbes tagasi või kuskil päris mitte aasta tagasi, võib-olla pool aastat tagasi või. Ma tellisin alumise korruse enamus tapeedid e-poest. Ja tellisin näiteks, ma ei tea, 3 tapeeti ühte asja, 5 tapeeti teist. Ja siis mulle tuli näiteks 2 ja 4 ja e-pood kandis raha tagasi.
ja nad alles ütlesid seda siis, kui seda ülejäänud tapeet oli mulle kohal ja mind ajas see nii närvi, et nagu kui sa tellid 4 rulli tapeeti, siis selgelt sul on vaja 4 rulli tapeeti, et keegi ei telli tapeeti lihtsalt selleks, et täna võtan 2 rulli ekstra, et mul ei ole lisaks toidu ja kodustele varudele nagu tapeedivaru siin. Ja et siis see e-pood arvab, et kui neil, keegi ostis juba vahepeal poest ära, et 4 polnud, aga me saadame teile 3, sest jätke pool seina panemata. See tundub nii jabur ja nii crazy ja selge on see, et ma ei hakka siit Hiiumaalt seda kuskilt tagasi saatma, ühesõnaga. Mul läks see väga uppi ja ma sellepärast natukene olen seal Bauhofis tellimisega nagu mitu korda vastu pükse saanud sihukeste asjadega. Et küll jah, loomulikult nad alati ongi, saadavad raha tagasi ja teevad kõik kiired tagasikanded ja asjad, aga mul ei ole sellest kasu, sest mul oli vaja seda tapeeti. Ehk siis sellepärast olen ma praegu pigem siis vaadanud ka teisi e-poode. Ikka vaata inimene kogemuse pinnalt ja ma ei ütle, et see on halb e-pood, kindlasti ei ole, aga lihtsalt meil on kuidagi juhtunud mitu korda seda, et on mingi probleem olnud. Ja sellepärast näiteks tapeeti, mida mul on vaja kindel arv, kindlalt ma tean, ma tahan näha seda visuaalselt, siis on alati turvalisem seda poest osta, ehk siis minna koha peale vaadata, kas seal on päriselt nii palju rulle, kui mul on vaja, võtta need rullid ja maksta nendest ära. Et sellepärast ma mingeid asju näiteks e-poest üldse ei telli. Aga nüüd on aeg hakata siis nimekirju tegema ja poodlema. Tellisin just 700 eurost kaup ära. Aga see oli ikkagi mõistlik ära tellida, et sain tellitud dušinurga, vannitoa kraanikaussi. See kisti on olemas. 3 siseust, mingid uksepiid, need ütlen nüüd käepidemed, lukukohad ja liimpuitplaadid vannituppa, mis üles lähevad töötasepinnaks. Kallis on see tänapäeva ehitamine kahtlemata, aga samas need olidki ühed suuremad asjad, mida meil on veel vaja osta nüüd 2 uut katusakent, mis ei olnud üldse eelarvestatud ja need maksavad mingi 350 eurot tükk umbes, et sinna läheb päris suur raha ja siis vaatamegi nädalavahetusel, et mida me siis veel saame, et ma loodan, et äkki leiame normaalse hinnaga mingid tapeedid ja asjad ka ära. Aga täna õhtuks, kuna kell on juba palju saanud, Jimmy veel natukene ehitab, lõpetame täna siin selle videofilmimise ära, sest Rasmuse ja Andreniga ma hakkan süüa tegema. Tegelikult kell on jumala palju 8:30, aga mõtlesin, me teeme tortilla pizzat, kuna meil seda pizzat ainest praegu pole. See sai kõik siin pidustustega otsa ja ei ole praegu uut ostnud, nagu ma ütlesin, ma ei taha poodi minna see kuu eriti shoplema. Aga meil on tortillasid, nii et me teeme siis täistera tortillasid, et teeme neid pizza põhjaks väiksed ja igaüks teeb omale individuaalse pizza, millise ta siis tahab. Sõdru, kuidas läheb teil? Hästi. Aitad issi leitada või aitad segamini jääda? Issi tassis ja ma otsiksin kõik need mustad kuvid üles, aga ma näitan, mis ei vaja. Seiseid väikseid ei vaja. Väga lahe. Kuidas sul läheb? Kuule, näita rahvale, kas üldse inimesed tunnevad ära, kes see on? See on ehitusmees. Mis hoogema käid? Värskust oli vaja natuke. Äge. Poisid käisid eile kõik juuksuris. Tegid kõik kolmekesi ennast ilusaks. Ei, peajäitsed, jah. Eile ikka. Vaata sinna ka siia, sul on vennilus. Okei, see on ikka veel siiline. Ikka veel siiline, jah. Ühesõnaga, kenad olete küll. Aitäh. Aga kohe ootan ma huviga kommentaare, kas inimesed tunneksid sind ära nüüd tänaval või mitte. Minul oli küll eile siuke tunne, nagu võõras mees oleks kodus. Väga ilus oled. Kuule, aga kuidas sul läheb siin? Tasapisi. Kips on seinas, torud on võetud. Selle vedasin eile. Aga inimesed ei näinud. Toru ja siis varamu ka. Me eile jäikasime pakatoju ja issi pani need sinna, siis neile saukudes saab see kakais saab välja. Ja et vetsupotile pani nagu selle toru, kust piss ja kaka alla lähevad, on ju? Ja vann, sinna tuleb vets või teistpidi ikka niipidi. Et sinna tuleb vann või? Ja sinna tuleb vets.
ja siia tuleb kraanikauss. Kraanikauss tuleb siia. Aga kus see vets siis tuleb? See vets tuleb sinna. Ah. Vetsu see suur toru on seal. Vetsul peab suurem toru olema, sest paber peab minema alla ja paber suur ja kakajoonid peavad alla minema. Kuidas sul tööpäev läks, kallis? Sa nii hilja tuled jälle koju? Väga väsitavalt. Ma täna nii väsinud, ma magasin öösel väga halvasti. Magasin ka. Aga ma ärkasin, tõusin kell 6 ja pärast ma ei suutnud enam võtsale ja läksin trenni. Ja läks kohe paremaks. Aga nüüd ma tunnen, et jõhker niisugune unevalg on. Et mõtlesin, et mul oli plaan tegelikult, et ma käin selkust läbi ja ostan seda vahukoort ja tulen teen suure kohvi vahukoore ja vahukommidega, et ma tundsin mul niisugust asja vaja võtta energiat. Nii. Aga ma ei suutnud Selveri ees peatuda ja poodi minna. Nii et nüüd jõin kohvi ilma vahukoort. No, ma magasin kuskil 11-ni. Siis 20 minutit läks aega, kuidas voodis püsti saada. Siis hommikuköön, söök ja siis võtsin tableti sisse ja läksin voodisse tagasi. Siis Rasmus natukene kõndis selja peal, natuke masseeris. Tegime harjutusi ja nüüd me siin teeme vaikselt tööd siin. Kuule, aga te ei ole lõunat ka söönud, ma mõtlesin? Ei ole. Peaksite sööma? Ma usun, et me peaksime, aga me alles kell 11 sõime. Aga nüüd on juba nagu õhtu/lõuna. Ma siis õhtusööki eraldi ei teegi, siis ütle seda sama asja. Varajan õhtusööki Me siin vaikselt teeme seda tööd siin. Kas sa aitad ka issid ikka, jah? Ja ta annab mulle kruvisi kätte, sest ma ei saa kummardada. Et ma eile tõstsin selja ära. Ühtlasi lõid naela kätte. Ja ühtlasin lõin naela kätte. Näed, see nael on siin. Üleeile lõikasid omal peaaegu näppu maha. Üleeile lõikasin omal näppu maha. Mitte väga Siin on näppu maha. Mitte väga kaua aega tagasi sa tahtsid oma näpud ära põletada otsast. Sa oled... Issil ikka juhtub kogu aeg. Aga ma olen... Selle peale ma ütlen, et... Kui põhjas on enda jaigastunud naela. Ma ütlen, et tegijatel juhtub nii mõndagi. Jah. Nagu suur auk oli sees. Nagu täiesti suuri niimoodi suur. Nagu vaid. Või nendel, mis on agaratel ja ogaratel juhtub nii palju, et kui sa mõtled, sa tugev poiss ja tahad suksel kaldal panna üksinda seda kipsplaati, siis ära tee. Kutsu keegi äppi. Sest... Aga plaat sai seina vähemasti. Ja uhkust saab rohkem riivata. See suur plaat seal. Ja uhkust saab väga palju riivata. Tõstiski hamma selja. Vana mees siin. Eks oledki vanem kodanik juba. Sa vihkad mu... Ei, mitte millegile vanusele. Hallile peale või? Tere hommikust! Tere hommikust! Kus me läheme? Päästusse tööle. Jaa, lähme päästusse tööle. Kolmapäeva hommikul eile ma ei filminudki rohkem. Ma olin eile kuidagi nagu said üsna väsinud. Ma tegelikult peale filmimist tegin oma kohvi ära ja läksin ikkagi magama paariks tunniks. Ja siis ma õhtul veel toimetasime. Jimmy veel tegelikult tublisti ehitas ja mina tegin mingid kodutoimetusi, et midagi eriti olulist. Aga mida ma sain tehtud? Ma sain kõik ülemise korruse mõõdetud. Nii et täna peaks hakkama siis peale tööd planeerima seal tapeeti, et kui palju ja kuhu mis sugust läheb. Et teaks just paanide arvu, et kui palju paane peab olema, et kui lähme laupäeval tapeeti ostma, siis oleks kogused teada. Aga Rasmus tahtis täna minuga tööle tulla. Ta oli ekstra vara üleval kelle praegu 7:03, et lähme õigel ajal, aga ta oli täna juba mingi kelle 6 muu voodi ja siis tööle lähme või? Kas oleks võni ära, sul oli elevus tööle minna? Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma hakkan praegu taikama, et siis pole mõtet nagu nii, et ma pärast hakkan aikama. Muidu saad otse minema. Kui sa juba ärkasid, et siis oli mõistlik üles tõusta? Jah, et siis oli vaja aigata. Tänaseks lubab väga sooja ilma ja Rasmus on mu töö juures hunnik mänguasju. Sest varem ta, kui tal lasteaia kohta üldse ei olnud, siis ta käis muga palju tööl ja me tegime talle seal nagu head tingimused, et ta saaks seal olla päeval. Ja nüüd ta ei ole ka ammu käinud ja ma käin tööl veel täpselt 2 nädalat ja siis ma lähen sünnituspuhkusele. Nii et paras aeg on tal veel tulla oma asjad seal üle vaadata. Kuule, aga siis tööle. Head tööpäeva. Õhtusti kell on jumala palju juba. Ma sõidan tagasi koju üksinda, sellepärast et
Rasmus vahepeal juba loobus päästjaks olemisest. Päev läks tema jaoks nii pikaks, et ta ei jaksanud enam olla ja siis Andren käis tal järgi ja viis ta koju, sest Andren oli Kärdlas. Ja ma juba mitmendat päeva sel nädalal teen kaua tööd, nagu ekstra kaua. Ma olin täna ka paar tundi üle tööaja tööl, aga lihtsalt kuna ma olen veel 2 nädalat tööl, siis ma tunnen, et kõik tahavad must midagi, sest kõik saavad aru, et ma lähen kohe ära. Ja siis on olnud palju vaja toimetada ja teha. Nii et jälle niuke mõnus väsimuse õhtu, kusjuures huvitav on see, et ma ei ole üldse nii väsinud, kui ma olin eile ma olin nagu kohutavalt füüsiliselt väsinud. Täna on kuidagi hästi kuum ilm, iseenesest on hästi tore. Kontoris oli ka umbne ja niuke, et see kuumus kuidagi väsitab, et töö tegemine tegelikult läks täna hästi. Aga sellegipoolest ma lähen praegu poest läbi, ma peaks nagunii minema, sest nagu ma eile jagasin, et ma jõin kohvi selle tuuma piimaga, siis nüüd ma lähen ostan ikkagi päris piimapoest. Ja kui ma juba poodi lähen, siis ma ostan ikkagi vahukoort ka, sest et ma ikkagi tahan seda vahukoore ja vahukommidega kohvi, mida ma eile ei saanud. Nii et siis on vaja seda täna teha. Aga ma saan aru, et poisid ehitavad ja toimetavad kodus ja meile tuli vist ka raudtakaup täna. Alles jagasin, et tellisin, ma ei tea, siseuksi ja dušinurga ja juba tuli kohale mingi paari päevaga, nii et ma olen väga elevil. Aga pole viga, täna on 3 päev, paar tööpäeva veel ja siis selleks nädalaks on kõik. Aga praegu ma lähen poest läbi, sest mul tegelikult on üks pakk ja see on üks väga põnev pakk. Ma pean lihtsalt minema pakiautomaadist seda nagunii võtma, siis ma lähen juba poodiga. Ja ma tellisin omale pruunid läätsed. Ma tegelikult kannan vahest läätsesid ka, te olete vahel näinud mind, aga ma ei ole eriti filminud, kui mul läätsed on. Et vist mingi paaris vlogis ma olen olnud läätsedega ainult. Mulle üldiselt värvilised läätsed hästi sobivad, et kuidagi pupilost ma siis tellin oma läätsesid, et lihtsalt need on kuidagi mu silmale head olnud. Ja ma olen tellinud kogu aeg rohelisi, mul on muidu ka silmad rohelised ja siis ta lihtsalt nagu veidi intensiivistab seda rohelist, et ei ole midagi ebaloomulikku. Aga ma esimest korda praegu tellisin pruune läätsesid, mingid uut tüüpi pruune läätsesid, 6 ajased ainult. Et mõtlesin, et vaatan, kuidas need tunduvad silmas. Et vaatame, kas ma võiksin järgmised 6 aega käia pruunide läätsedega, nii ma lähipäevil kindlasti proovin ära need. Lihtsalt suvel on päikseprillide käest ja ikkagi läätsesid kanda, et mul muidu silmad väsivad ära, kui väga valge on, aga viimasel ajal on olnud väga sombune, nii et põnev oleks näha ennast pruunide silmadega. Tubli Andren teeb kõigil õhtusööki. Mis menüüs on täna? Makaronid ahja ja koorekastmine. Väga äge, juba ootame süüa. Kõik valmib. Koorekastme materjal on siin. Ja mina sain lõpuks oma vahukoore ja oma kohvi. Murka ka tuidub seal tooli peal. Head 4 päeva minu kodukontorist. Ma täna tegelikult üle päris pika ja töötan kodust, mis on huvitav. Ma tean, et hästi paljudel inimestel meeldib kodus töötada ja paljud inimesed hindavad seda kodukontori võimalust. Idee poolest see ongi väga tore, see on väga paindlik ja mulle meeldib ka, et see võimalus on. Aga siiski ma pean ütlema, et ma ei ole kodukontoris selles mõttes kodus majas töötamise eriline suur fänn. Sest täna on olnud nagu väga rahulik, ma olen väga palju tööd saanud ära teha, kell on 2 praegu. Aga just Rasmus siin rahumeelselt ehitab oma legodest ja poisid üleval ehitavad. Aga Andren ja Jimmy siis, kopsimine käib taustal. Et Jimmyl on endiselt puhkus, et ta siis saab siin ehitamisel takanda. Aga ma ei tea, mind kuidagi häirib, kuidas sulle on, kas sulle meeldib. Mulle alati tundub, et kui ma kodus olen, siis kõik tahavad must midagi, kõigil on kogu aeg midagi vaja. Mingid asjad häirivad minu tähelepanu, mul on kogu aeg vaja snackida, Sahver on nii lähedal, et kogu aeg vaja midagi võtta. Ehk siis mingid siuksed asjad, et töö juures mul neid probleeme ei ole ja ma tihti lähengi töö juurde kontorisse, et mul on siin Hiiumaal ka kontor. Lähengi selle jaoks, et ma saaksin päriselt poisu tööd ära teha. Aga kuna ma eelmised päevad kõik sel nädalal olen olnud ikkagi hiljani tööl seal 7:30, mis on tegelikult nagu oluliselt rohkem, kui ma ju peaksin tegema, et ma hommikul olen ikkagi läinud õigel ajal tööle. Aga lihtsalt, kuna mul on veel nii vähe jäänud, siis ongi palju asju, mis tuleb ära teha. Ja täna hommikul ma lihtsalt otsustasin, et ma teen kodukontorit, et kuidagi lasen natuke kehal puhata, et seal kontoris nii palju tunde järjest päevadel istuda ühes asendis, mis ka muidugi võiks ju rohkem liikuda, aga kui ma juba lähen, siis ma ei taha isegi lõunale välja minna, sest ma tahan kogu aega siis töö peale ära panna.
et tegelikult peakski rohkem liikuma ja kodus õnneks ma olen nagu mobiilsem, sest ma ei jaksa siin tooli peal eriti kaua istuda ja ma tihti käingi nii, et olen mingi tunni teen siin, siis vahepeal istun diivani peal, vahepeal istun kuskil kolmandas kohas, et ma ei tea, rõdule lähen vahepeal, et erinevates kohtades, et siin kehal kuidagi lihtsam istuda. Aga mitte üldse ma ei tahtnud viriseda, täna hommikul me ärkasime Andreniga ekstra vara, mul ikkagi siuke 6, mõni minut peale 6 on keha juba hommikuti nii kange sellest magamisest, see on seal lõpurasaduse värk. Et ma lihtsalt tunnen, et ma pean üles tõusma ja ma kohe tahan minna trennis, trenn kohe leevendab mu enesetunnet. Ja Andren täna ärkas ka ja tuli ka minuga trenni, nii et meil oli väga lõbus, väga mõnus oli, me olime kahekesi, nagu alati. Või nagu enamus aega, et seal eriti kedagi nii vara pole. Me tegime enne tööd juba trenni ära, tulin koju, pesin ennast puhtaks, juukseid ei ole kamminud. Et sellised on mu juuksed siis, kui ma ei ole neid kamminud peale pesu üldse. Ikka väike lokk on ikka sees. Aga ma mõtlesin, et nüüd on paras aeg teha väike paus. Ma sain praeguseks kõik oma kiired asjad teha, mul ikka on tööde järjekorda on ikka siuke nagu lehekülgede kaupa. Ja ma lihtsalt paar asja tahtsin näidata, et kui ma üks päev ütlesin, ma kirjutan kõik asjad ülesse. Et näiteks eilne päev on siin kirjutatud, ehk siis igasugused tööasjad ja ma ei tea kõik asjad, siis selle jaoks, et ma aru saaks, mida ma siin kirjutasin ja mis on tehtud ja tegemata. Siis tavaliselt kõik asjad, mis on tehtud, ma lihtsalt värvilise markeriga tõmban üle, et see on nagu tehtud ja kõik asjad, mis on värviliseks tegemata, see on veel teostamata. Ehk siis eelmistel päevadel samad asjad. Nii et ma reaalselt kirjutan kõik üles, sest mu pregobrain ei suuda mitte midagi meelde ette, aga mulle tundub, et ma olen asjadega sellepärast järjel, et ma olen neid asju tublisti üles kirjutanud. Aga ma mõtlesin, et ma praegu teen ikkagi pausi, kell on 2. Me sõime hommikust üsna hilja, sest ma tulin vaata koju tagasi peale trenni. Hakkasin kohe tööd tegema esimese asjana, et nagu saada esimeste kiirete asjadega järjele. Ja me alles tegime hommikusöögi mingi kohvi. No kohvi ma tegin kohe peale trenni, aga siukse hommikusöögi pausi siin arvuti kõrval mingi 10 ajal või poole 10 ajal. Siis ma ampsasin, aga nüüd on kell juba 2, et nüüd peaks hakkama lõunasööki toimetama. Et ma mõtlesin, et kuna ma olen olnud nii ekstra tubli sel nädalal, siis ma võiksin küll võtta täna siukse mõnusa lõunapausi. Pool tunnikest, äkki isegi tunnikeseks. Ma arvuti jätan siia lahti, et kui midagi kiiret, siis saan vahepeal toimetada. Ja teha mõned vajalikud asjad ära, kuni mul praegu jaksu ja jõud on ja tõju on. Tegelikult ma tahaksin peale tööd, kui mul on tööasjad kõik täna tehtud. Minna üles ja aidata seal veidi pahteldada ja värvida, kui ma vähegi jaksan. Et äkki me saame õhtul midagi toredat teha. Ma nii väga tahaks lihtsalt kuskil kas käia, ma ei tea, uudistamas veel mõnda kirikut või sadamat või minna ujuma või teha midagi, aga Jimmy on seda töösse võtab nii tõsiselt, et ta mingi ööni lihtsalt ehitab, mis on kõik väga tore. Meil on hullult vaja ehitada, me oleme ehitusgraafikust maas, ta teeb seda kõike praegu üleval tasa ja ma ei nurise üldse, et ta on mega tubli ja mega töökas. Aga samas ma mõtlen, et tore oleks võtta õhtul mingi tunnike ja 1,5 pere jaoks ja teha midagi. Ja homme me peale tööd läheme Tallinnasse. Siis kooli värke ostma ja ehitusasju ostma, nii et mul on vaja õhtul veel teha need nimekirjad ka lihtsalt, et oleks kindel, et kõik asjad, mida meil on vaja, ma saaks ostetud. Et me käiks seal Tallinnas nii ära, et ma jääb mingid asjad tegemata. Aga Rasmus krõbistab oma legodega. Kas su maja hakkab valmis saama? Ei hakka veel. Teedi? Ei saa tehtud. Ei saa tehtud. Rasmus võttis ühe suurem. Väga palju asju meile ehitada. Rasmus võttis ühe suurem ehitusprojekti ette omal legodest. Et see on nii äge, et ta vahepeal taas avastab mingid mänguasjad, vahepeal need legodega üldse ta mängib mingi, ma ei tea, mitu kuud. Lasteaia ajal see oli ta kõige lemmikum tegevus. Ja siis nüüd ta terve suvi minu arust ei olegi legodega mänginud. Ja nüüd siis on ta viimased päevad uuesti avastanud ja mänginud lihtsalt päevade kaupa, tundide kaupa legodega, aga see on nii äge. Ühesõnaga enne, kui me lõunat hakkame sinuga tegema. Ja lõunasöögiks on lihtne lihtsalt mingid jäägid. Mul endal on ikka tunne, et tahaks võiroosi ja õuna. Mul on mingid imelikad isad. Mis asja? Mis asjad on jäägid? Mis asjad on jäägid? Nagu toidujäägid. Ehk siis eilsest õhtust meil on alles makaron jakklihaga, mis Andren tegi veidi. Siis on eilsest lõunasöögist alles natuke kana, mida saaks propi vahele panna. Need on jäägid, ehk siis toitude lõpud. Et sööme neid toitude lõpud ära, et siis õhtul saame teha uue toidu. Ja õhtul teeme spagetti ja lihapallikastet, ma arvan täna. See seisutab mul juba ammu. Aga selle jaoks, või tähendab üks asi, mis ma tahtsin tehtud saada täna, või on see, et ma tahaksin sahvrit natukene sättida. Ja ma tavaliselt teen siis nii, et kui ma käin sellel suurel toidushopingus, ma täidan kõik sahvrikorvid ära, need korvid, millest me siis jooksvalt asju võtame. Ja siis siuksed need ülekattekorvid või siuksed, mis on nagu varuasjad, et näiteks ma ei tea kõiki maiuseid, ma ei pane kohe niimoodi, et lapstel oleks kättesaadav ja kõiki snakke
ja ikka saavad tühjaks mingid krõbinapurgid ja müslid ja värgid. Et siis ma mingi aja tagant lihtsalt uuesti täidan need kättesaadavad korvid ilusti ära, et mul oleks endal ka ülevaade, et siis muuseas saan kõigest kuupäevi nagu kiirelt kontrollida. Et ma peaks natuke sahvrit sättima ja ma peaks keldrist oma asju siia juurde. Et keldrisse on meil siis erinevad moosi, joogivarud, mingid mahlad, asjad, kõik sellised, mingid purgid, konservid, et meil on toas enamus asjad otsas. Eks tavaliselt ma keldrisse, kui me ostame suures kogus asju, siis need asjad, mis keldris säilivad, ma võin keldrisse, lisaks seal on sügav külma kirst. Ehk siis seal on ka kõik mingid lihad, saiad, asjad, no ühesõnaga kõik, mis on siuksed mitte kohe kasutatavad. Ja siis, kui toas hakkavad asjad otsa saama, toa sügav külm juba on üsna õre, külmkapp on täitsa tühi. Aga ma ei tea see, kui enam toidupoodi minna, ka tõesti ostan ainult mingid piima ja piimatooteid ja võib-olla puuvilja nukest miinimumi, et muid asju lihtsalt ära kasutada. Ja toas on mul siuke väike riiulikene ühes kapis, kus siis on, ma ei tea, üks varu moos, üks varu kondenspiim, mingid siuksed asjad. Et iga asja järgi ei peaks keldrisse minema, aga et nagu asjad pidevalt roteeruksid. Ehk siis mul oleks vaja keldrist nüüd tuua igasuguseid asju siia juurde, panna siia sügavkülma, sahvrisse juurde mingid jooke, asju, mahlad, värgid on kõik otsas ja otsas toast, ehk siis saab tegelikult keldris on veel hunnikus. Külmik on siis 2 pika shoppinguperioodi vahel selline. Snäkijuustu on, seal all kastis on mingid juustutooteid. Midagi ikka on, hapukoort. Siin on siis eilsed jäägid, mis nüüd lõunal ära süüakse. Aga paljud asjad kohe saavad otsa. Siin on kilekotis üks tortilla, mis mul oli eile tööl kaasas ja siin on saiakorv. Ehk siis üsna tühi on see külmik ikkagi. Ja sügavkülmas nagu tundub, et isegi asju on. Aga tegelikult kui lähemalt vaadata, siis ikkagi enamus riiulid on väga hõredad. Ja paljud on sellised asjad, nagu mingid saiatooted, et need kulub meil nagu aeglaselt. Et need ongi siin järgmise shoppinguni välja, aga samas mingid lihatooted on üsna otsas, et neid peab siis siia juurde tooma. Aga sahvriga sama asi, et siin korvis me hoiame üldiselt kõiki siuksed asju, mis on lihtsalt lahtised. Näiteks, ma ei tea, korvikeste pakid, see tuleb ikkagi ära süüa, et ei jääks lahtiseid asju ka. Mingid, ma ei tea, küpsisepakid, krõpsupakid, asjad, mis on lahti. Siis siin peangi vaatama, et siin batooni asju on. Mingid pähkleid, aga siia vahest ma näiteks panen Rasmusele ka mingid küpsasju, mida ta saab võtta. Siis näiteks asi, mida ma mõtlesin, et ma peaks muutma, on need krõbinatünnid. Et meil on praegu siin 4 tünni krõbinaid ja 2 tünni müslisid. Ja millegipärast Andri on nüüd juba tükk aega krõbinaid üldse ei söö, ütleb, et need on liiga magusad tema jaoks. Et ta sööb põhimõtteliselt ainult müslit. Mina ka söön müslit, aga Rasmuse see jõudlus krõbinaid süüa on nii väike, et ma mõtlesin, et ma ilmselt pean tegema hoopis jätma näiteks 2 tünni krõbinaid ja panema nendesse tünnidesse hoopis midagi muud. Midagi, mis ka täna ootab nagu lahti pakkimist. No näiteks mulle meeldiks panna mingeid väikseid küpsiseid, et ma saakski võtta sealt tünnist nagu mingi 1 või 2 küpsist omale kohvi kõrvale. Sest täna mul ei ole väga palju neid kohti, kuhu neid lahtiseid panna. Ma isegi mõtleksid siia, ma tegelikult mahuks üks tünn veel. Võiks just 1 tünni juurde. Saaks veel mingeid asju panna lahtised. Ja nendes korvides on siis igasugused varud ja värgid. Siin on siis siuksed maiused, mida Rasmus kätte ei saa. Ehk siis ka kommid, šokolaadid, mingid sellised asjad, aga osasid asju mul on võimalust täita, osa asju on võimalust siis kokku valada. Siis siin näiteks mahlad on täitsa otsas, siin on ainult üks viimane. Ühesõnaga peaksin natuke siin koristama. Siin siis on meil need padjakesed ja pruunid ja heledad krõbinad. Ja ma praegu otsustasin, et ma teen hoopis niimoodi, et ma need pruunid ja heledad panen kokku, sest ma lihtsalt tean Rasmust, et ma tean, et ta sööb seda segu. Aga ma need padjad jätan eraldi, et panen ühte suurde tünni ainult padjad. Ja üldiselt ma siis hoian nagu täitmisel poole peal täidetuna neid tünne, mida ma tean, et kindlasti ära süüaks, eks mille jõudlus on üsna suur, näiteks müslil. Et kui on mingi asi, mida süüaks hästi vähe, nagu hästi aeglaselt, et see võib-olla on, ma ei tea, paar kuud on üks sisu siin ühes tünnis, siis neid ma üldiselt ei täida, lasen täitsa lõpuni ära süüa, täidan alles siis selle jaoks, et see talumised ikkagi ei läheks halvaks. Aga kui on siuksed näiteks need padjakesed, Rasmus sööb neid tihti mitte üldse piimaga, vaid niisama hommikul võtab omale mingi vett, on suur veejooja. Võtab näiteks tassiga vetti, võtab lihtsalt kausitäie neid padjakesi ja sööb.
aga kuna müsli jõudlus on ka üsna suur, siis ma täidan müsli kinnitama. Paneme need sahtlisse, ma näitan, kas need lähevad. Ma tean, noh. Et siia müslipatroonide juurde pähklipakid ka, need on erinevad. Need on siis süüke pähklisegu ja siis on veel niuke, kus on mingi jõhvikas rosin ja süüke ka sees. Need saab Lidlist ja ma lastele on väga meeldivad ikka parem variant, kui ma just süü. Nii, paar neid lähevad sinna alla sulle. Ma tean, jah. Need tavatlikud sinna. Ja nüüd üks pärastlõunane jalutus kõik keldrisse. Võtsin koti kaasa, et saaks asju võtta, ei peaks käest tassima. Keldri varud hakkavad ka vaikselt siin vähenema ja kui tundub, on nii palju sööki, siis tegelikult ei ole. Tegelikult on paljud riiulid jällegi ka juba tühjemad, kui nad võiksid olla. Nii et mingeid asju, aga ma ütlen, et sel kuul me ei osta midagi järgmisel kuul siis võtame. Nii stekkisin ära meie joogileti. Siin õhtuks sulavad croissantid. Tõin neid näiteks mahlasid juurde, täitsin siin ülemised purgid ära. Neid nägite, rassi pani siia pähklit värki juurde. Siis sügavkülma tõin siin juurde igasugu lihakraami ja mingid Hiina padavärki, millest läbi peab veel süüa teha. Ja siis mul on siin kapis üks riiulikene, kus ma hoian siis varuasju. Need ma teen täna õhtul ära. Aga järgmisteks päevadeks ma tõin riisipadale kastme ühe ekstra ketšupi, sest varsti saab otsa. Siin on mõned moosid. Jimmile varu seda kondentspiimat ei peaks iga purgi järgi jooksma. Salsat. Lõunasöögi toit on nüüd kõigil erinev. Mina sain oma võiroosi. Mul oli üks pakk neid Eesti Pagari külmutatud võiroosa. Panin need ahju. Kokku oli seal 5 tükki sees. Ja ma ühe võtsin endale 4 panin lihtsalt, et kui keegi tahab postist võtta. Jimmile tegin praemuna ja eilsed meil oli barbecue kanajääke. Panin talle tortilla vahele siin koos juustuga ja panin sinna grilli vahele. Nii et olen ikka grilli tortilla barbecue kanaga, värske kurk ja Rasmusele praemuna ja värske kurk ja siis lõikasin õuna. Nüüd ise saaks näksida, äkki Rasmus tahab ka toidu peale. Head isu. Mul on vist tõesti üle keskmise kehva aja planeerija, sest kuigi ma täna plaanisin veidi varem töö lõpetada ja lõunal teha tund aega pausi, ei saanud ma oma pausi teha. Keldrist tulles juba asjad kõik siin põlesid ja oli vaja tööga toimetama hakata. Kodukontoris olles ei saa kuidagi öelda, et ma olen lõunal. Nagu ma ju tegelikult selles mõttes võin süüa lõunat arvuti kõrval ka. Aga nüüd on kell juba 6 ja nüüd ma lõpuks panin arvuti kinni, mõtlesin, nüüd aitab tõesti, et ma olen jälle teinud kauem tööd, kui peaks ja vähem tegema pause, kui võiks ja ma lihtsalt panen arvuti kinni hommikul siis uuesti. Aga mul on niisugune masterplaan, et ma vahetan riided ära ja lähen pakun Jimmile ennast paariks tunniks appi. Et ma mõtlen, et kui ma aitan teda veidi seal värvida või pahteldada või midagi teha, siis äkki ta on nõus veidi parem täna oma töö lõpetama, et me saaksime ikkagi õhtul ujuma minna. Kuule, on sulle 2 palvet. Esiteks, kas sa võid ühe valge värvitünni viia palun ülesse? Ja siis sinna meie toa kuskile sinna garderoobi. Ja siis mul on siuke palve, et kas Rasmus ütles, et õues on soe või? Äkki sa lähed pargid Škoda kuskil näoga selle kõrvalistoja küljega päikese poole ja teed kõrvaluksed lahti ja tagaluugi lahti. Et see saaks tulduda ja kuivada seal ilusti peksi käsi. Palun. Aitäh sulle. Ma hingeldan, nii raskelt lõpist juustu. Siin on nii palav. Kuule või. Kui ma kaameras läigin, siis ma ei ole mingid läiget peale pannud. Päriselt. Pesuveht nigi. Aga nii tuleb seda 2 korda värvida. Nii et ma esimese korra nii palju, kui ma saan värvida. Vaat seal üleval tuleks see ka ära lõigata. Äkki sa lõikad ära, saad pikem. Ma muidu venitan oma selle beebi kuskile minema.
mul oli lihtsalt niisugune küsimus, et kui ma aitaksin siin teha natukene tööd ja värvida või teha midagi, mis on mulle jõukohane, siis sa võid täna varem lõpetada selle võrra või? Ja ma võiksin peale õhtusööki randa minna. Randa minna? Ja viimased ilusad ilmad on veel soojad. Lähme. Ja vesi on vist okei. Vähemasti jalgu pidigi või siis kes tugevamad võivad ujuda. Jah. Teeme nii. Ma täitsa nõus sellega. Et ma teen veidi tööd ja siis teen õhtusöögi valmis. Ja siis saame minna. Davai. Aga ei panna ennem kinni. See peab kaamerasse jääma. See sein peab olema lõpetatud. Siis me saame minna. Kui see sein ei ole lõpetatud, siis me ei lähe mitte kuhugi. Selge. Kaardalabi. Mul see värvitud rost tuli ka mulle vahepeal appi, aga tema jaks rauges kiiresti. Esimest korda on värvitud täitsa lukkurist kõli. Aga ulma. See on õhtusöögiks või iroos ja kuidagi peale seda värvimist väsis keha nii ära. Ikkagi see kükitamine ja alla suunaga värvimine. Ja samal ajal ronisin seal mingi redeli peale, et ülevalt ulatada. Kehal ikka teeb nagu liiga vast mitte, aga ebamugavust küll. Pane muldiga kinni. Poisid läksid juba vist välja. All aboard või? Rasi oma vesti tahad või? Aga? Kohal. Oleme Jannasuba! Juhuu! Aga õige või vaadake, ma hakkan enda riideid vahetama. Sul on ujukad jäles juba ju. Ja aga ma võtan see endasse ja... Väike näljakillu on, mõte. Ma võtan püksi. Aga ma olen koos kotiga ujuma. Jääme kotiga ujuma või? Jalutame käsi käes siin. Rannapromenad. Jah. Andu. No pane panused, kas on nii soe vesi? Ma panen panused, et jahe vesi on. Aga mõnusalt jahe. Mõnusalt nii jahe, et keegi vett ei taha. Peale Rasmuse. Koti juha jäi oska. Me jõudsime kohale, aga... Vesi on süsimust. Nagu must. Meeletult adrune, ma ei tea, kas see praegu peale jääb. Aga see on täitsa paksult adru täis nii kaugele, kui näha on. Aga soe on tegelikult vesi. Aga me otsustasime, et me ei lähe siia ujuma, siis keegi ei taha hullult adruseks saada. Jälle me võtsime järgmise koha. Väga äge, lähme. Väike ka, sealt alla. Üli kiirelt peab sügavalt. Ma loodan. Ma tahab suuda. Vesi madalam. Kus me tõime? Me tulime Kapasta karjääri. Kuidas on soe või ei ole? Ma tunnen, et see on kõmba jääma. Külm parem päev. Sa võid siin liivases mängida, aga siin läheb ka väga järsult sügavaks. Rasmus, mine vette nüüd. Võta jalast ära, mine. Ei, sideb sügavaks. Sa vana, see on ju külm. See merevesi oli soojem ausalt. Usu mind sisse, mingi soe. Jummel. See on ikka üsna jahe ju. Nagu üllatavalt. Vaata, kui läbipõstev see on. Sa näed sinna taha ka veel. Ja, vesi on tõesti läbipõstev võrreldes selle mereveega. Aga sügavaks läheb siin kohe ikka täitsa sügavaks. See on nii mõnus. Oli ka kõhukas. Andrel, see oli kõhukas. See ei olnud see midagi. Hullud, vesi on ikka päris jahe, aga väga mõnus. Jah, see ei olnudki midagi. Väga mõnus oli. Karastav. Kuigi algul tundus väga külm vesi, siis me ikka kõik käisime vees. Pärast ei tahtnud enam välja tulla, sest juba harjud tegelikult vesi oli päris okei, õhk oli ilmselt jahe juba. Rasmus ka sulpsas nagu kala ja sügav vesi on siin ja mõnus liivene põhi. Päris äge oli tegelikult.
Nats külm oli alguses tulla, aga Beebi oli rahul. Beebi oli meeldis. Rasmus ei saa välja, me ei saa Rasmust kätte sealt karjäärist. Väga hea ujumine oli karjääris. Keegi tahab, siis on olemas selline koht nagu Kapasto karjäär. See on niisugune väike lombikene, kus saab ujuda ja nüüd on õhtune snäkk ja siis magama. Et kohtume teiega järgmine kord. Tšau!